Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse ja on taas käes heade tüdrukute aeg. Anu, mis mõttes sa sööd? Kõht nii tühi. Mul ei ole aega süüa. Palun väga, leidsin siit kastikesest Well Done Cheese Bites with Truffle. No, kas on trühvlimaitse? On. Välimaitse on väga võimas siin ja tohutult hästi sobib šampanjaga. Nii võtan väikse lonksu peale. Mis šampanjaga? Meil on tegelikult meil on nudisti pull. Võida, nudist on minu tohutu lemmik reklaamide osas. Ma ühe oma raamatu esitlusele kutsusin nad ja pärast ma võtsin seda kasti, kus olid need klepsud peal. Nad on erakordselt vaimukad. Vist nagu kuid alles, ma ei raatsinud seda ära visata. Ja see oli küll nagu nullmull. Et ma ei teagi, kumba nad siis rohkem müüvad, et kas nad müüvad nullmulli või mitte, aga see, mida nad teevad nagu sotsiaalmeedias ja reklaamides. Ja pealegi on see Kalamaja bränd. Okei, Kalamaja inimene. Kalamaja inimene. No sa ka oled olnud Kalamaja inimene, sa käid seal ikkagi. Aga kuule, testime nüüd seda imelist punast jooki, mis on siis ilueliksiir, Ultimate Beauty. Kui ma selle nüüd ära joon, kas ma siis olen igavesti ilus? Kindlasti sa oled pehmem. Ma olen piisavalt pehme. Ja voolav. Oo. Et me vaadake täpsemalt, me eelmises saates siis rääkisime sellel teemal, et lõppude lõpuks, kui see kollageen oli ees ja taga, üleval ja all, siis ma palusin tõepoolest sellisel firmal nagu Ultimate Beauty teha kollageeni jook. Ühesõnaga, ta on pulbri näol, sa teed joogi, mina teen ta veega, võid ka mahala ja jogurtiga teha, aga mulle tohutult meeldib see värv ja see ei ole mingi keemia, vaid see on peedist tehtud. Kõrnroosa. Tead, mida see lõhn mulle meenutab? Nii. Ja maitse ka. Barbarissi komme. See on nii hea. Sest peab tunnistama, et enamik kollageene, mida ma olen tarvitanud, maitsevad täiesti jõhkralt, aga seda maitset ma siin ei tunne. See on tõesti hea. Muidugi ma tean, mul sõbrannad joovad seda sellise, kes joob mulliveega, jääkülmaga või mulliveega või jääkülmaveega. Ja et erinevad maitsed, aga mulle meeldib nagu kergelt toasoe ja siis ma olen muidugi selle värvilummuses ka ise ennast kiitmast ma ei väsi. Ise valisid? Ise valisin, aga see toimib. Ma olen siin, millal me tulime sellega juulikuus vist, august, nüüd on september, siin on ette nähtud ikkagi teha kuur selline 3-kuuline, ma ei tea, mis siis juhtub, kui ma seda jäängi tegema, seda kuuri, siis säkene, ma lähen nooremaks ja pehmemaks ja pehmemaks, küüntele mõjub hästi, juustele mõjub hästi, liigestele mõjub hästi. Et see on, siin on kasutatud siis merelist kollageeni. Aga vaadake, me rääkisime hästi pikalt sellest oma eelmises podcastis. Ühesõnaga, see on toode, mis on by Anu Saagim, et varsti sa saad oma nimelisi brände, siin on Anu pilt peal ja kindlasti ka saab seda sooduskoodiga. Just, ja siia karbikesse siis, miks ta näeb selline välja, on pandud kotikesed, mis on siis see kuur. Terve kuur. Wow. Sa võid näidata. See näeb väga šikk välja. On särada. Ja mina arvan, et selline asi on nagu palju kihvtim kinkida selline karbikene šokolaadikarbi asemel näiteks. Sellest on vähemalt kasu. Jah, et sa ei pea ahvatlema inimest sellega, et sa viid talle mingi,
võib-olla šampanja võiks viia, aga mingisuguse kalli alkoholi või šokolaadi või mida iganes, aga sihuke karbike, ütleme niimoodi, et tõelisele südamedaamile. Tõelisele südamedaamile või siis sõbrannale, et ta oleks mitte sinust ilusam, aga peaaegu sama ilus kui sina ise. Meil jäid erinevad lubadused eelmisel korral õhku ja siis me mõtlesime, et tegelikult me rääkisime kõikidest nendest imelistest vahenditest, mis on siin meie ümber, millega saab saavutada nagu sisemist ilu ja sära ja positiivsust. Aga me jõudsime selleni, et kuidagi kurjus, viha, kadedus, et tundub, et seda on viimasel ajal kuidagi erakordselt palju ja ma ei tea, kas sotsiaalmeedia seda õhutab takka või see ei ole nagu kunagi valmis selleks, et inimesed sulle nagu mingis täiesti veidras olukorras suudavad nähvata või kirjutada kurja kommentaare või kas või ajakirjanikuna, ma ei tea, kui palju sina nagu seda heiti saad, et mida teravam teema, seda rohkem ma seda saan, et inimesed, ma ei tea, saadavad sulle sotsiaalmeedias privaatselt mingisuguseid oksendavaid nägusid või midagi sellist. Aga mida sa teed tavaliselt siis, kui sa saad sellise heitri? Kõige veidram on see, et sageli on need ka inimesed, keda sa nagu tead, et nad on su nagu tuttavad või sõbrad ja nad nagu ei anna rahu, et sa oled nagu midagi öelnud, mis neile ei meeldi ja kui sa oled ajakirjanik, siis paratamatult sa ütled midagi ja mis mul siis nagu teha on, et tavaliselt ma olen soovitanud. Kas sa vastad või sa ignoreerid? Mõnikord ma vaidlen ja mõnikord ma ignoreerin. Sõltub, kas ma tunnen inimest või ei tunne inimest, sest tavaliselt, kui ta on vihane, siis temaga ei ole võimalik mitte midagi nagu läbi rääkida. Juhul, kui sa nagu ei kohtu taga silmast silma, aga üldiselt on see väga keeruline. Või näiteks, et sa oled koerakesega kohvikus ja ta teeb auh ja siis nagu öeldakse, et siin on umbes, ma ei tea, mitte koerte treenimise koht ja siin on umbes inimeste koht ja üleüldse. Mis sa teed sellises olukorras? Ma ütlesin, et siin kurjad inimesed ei peaks ka olema. ja ma ei jõudnud selleni, et need dressipüksid ei näe ka kõige paremad välja. Oh my god, see on juba labane. Aga mina olen küll öelnud, et koer, vist mamma koeraga käisin jalutamas või kuskil ja istusin ka kohvikus ja koer haugatas ja mingi daami suunas, siis tuli sealt samasugune nähvakas ja siis ma ütlesin, et ta haugub ainult kurjade ja koledate inimeste peal. Oli vaikus terves kohvikus. Et võib ka midagi napsakalt vastata, aga tänapäeval ja mis me eelmises saates ka rääkisime, oli see, et kuidagi jõudsime kurjade vana inimesteni ja siis ma oponeerisin, et ei, et mis mõttes, vana inimestest ma saan veel aru, et nad muutuvad kurjaks, sest nendel ajukeemia läheb seal sassi kuidagi ja mingid hormoonid möllavad, teistpidi hakkavad käima ringi. Aga samas läheb kurjus välja inimestes, kelles on see varem olemas olnud. Ei, võib juhtuda ka imesid. Päriselt on tõestatud, et varem väga tore ja normaalne inimene võib muutuda selliseks nagu, vaata vahel öeldakse ka, et Alzheimeriga või mingisuguse sellise, üldse mäluga seotud teemadel. Et kogu see tsivilisatsioon ja viisakus ja kasvatus, et see kõik langeb maha. See langeb nagu ära ja siis inimene ikkagi, sealt tuleb ikkagi selline, mis sealt hakkab traagelniitide vahelt välja tulema, on ikkagi see kurjus ja rahulolematus. Et millegi pärast see, et võiks ju hoopis teistpidi olla, et rõõm ja üleolev olek, aga ma arvan, et osadel inimestel juhtub ka niipidi. Vaata, on ju selliseid täiesti hullumeelseid ja õndsaid ullikesi, et kellel siis läheb see kaal langeb ühele poole, teise kaalukaus teisele poole. Et igasuguseid asju juhtub, aga me jõudsime selleni kurjad vana inimesed, nendest ma saan aru, nad on oma elu elanud, nad on kõike näinud, kogenud, siis seal hakkavad mingid keemilised reaktsioonid ja siis elust ka tülpimus ja väsimus ja nii edasi. See on veel kuidagi andestatav, aga see, mis ma näen täna, nagu noored inimesed ja just nimelt läbi selle sotsiaalmeedia, varem sul ei olnud ju, sa ju ei teadnud pooli asju, mida teised inimesed sinust arvavad või mida nad mõtlevad või mida nad nähvavad sulle omas seltskonnas, aga see ei jõudnud sinuni mitte kunagi. Täna nad nagu on nii ülbeks muutunud, et nad nähvavad sulle kohe otse, kohe vahetult näitavad oma heiti.
ja see on minu jaoks hämmastav, et ma mõtlen, no ma ei tea, kui paljud teavad seda valget tüdrukut, kes meil on nüüd mina käisin suvel kontserdil, mulle väga meeldis. Ja siis kui ta kirjutas ka, et kui ta nüüd esines seal mingi festivalil, oli see Hard Rock või mingi, kus ta oli, võib-olla ma jälle eksin, mingi selline ekstreemne festival oli, kus ta esines, kuidas see heiti tuli juba otse publiku seast, kes teda ei kannata. Et oodati siis Kermot, näita oma emmi on ju, ja tema esines enne teda ja seda ei viitsitud nagu kuulda, kuidas see heit tuleb nagu kohe jõuab sinuni. Ja mul oli täpselt samasugune kogemus tänavu Õllesummeril, kus ma olin siis mitu päeva õhtujuht, alates päevast kuni õhtuni, kuni poole ööni suurel laval ja juhatasin artiste sisse ja kui ma läksin mingil ühel hetkel lavale, ma ei mäleta, kellest ma siis seal nagu, keda ma tutvustama läksin või millest rääkima, siis noored inimesed, noortesse inimestesse ma olen alati kuidagi helgelt suhtunud, et nad on nii toredad, nad on nii ägedad ja kuidagi nende poolt olnud. Ja siis ma nägin, et seal olid mingid noored pliksid, sellised, ma pean selle nüüd välja ütlema, sorry kõigile, koledad, tõesti koledad inimesed. Ja nad ütlevad, Anu, sa oled loll, vihkame siin. Saad aru, sellist heiti tuleb seal nagu ja ma tean seda situationit, mul on varem olnud ka sellist asja juhtunud, et sa ei tohi üldse reageerida, sa lähed oma asjadega seal edasi oma monoloogiga ja siis ei pane üldse tähele, sest see on see, mis neid kõige rohkem isegi see on nagu liputaja puhul, et kui sa pöörad tähelepanu, siis ta saab nagu rahulduse. Aga mis ma korra nagu mõtlesin, et kuna veel ei olnud õhtu, see oli veel päevane aeg ja mõtlesin, ma korra vaatan, ma tahaks nagu näha neid inimesi, vaata, et kui sa oled õhtujuht kuskil ja siis keegi ikka raksatab seal midagi koledat ja ta on purjus ja ta on nagu, aga see on päevane aeg oli veel ja mõtlesin, et ma tahaks nagu näha, et kes need on, kes need sellised on. Ja siis ma ütlesin, oot, tegin pausi ja ütlesin, kes mulle praegu siis sellise toreda komplimenti viskas. Ja sa vaatad sinnapoole, siis seal on see punt. Ja mind rahustas isiklikult maha see ja jällegi väga vabandan ja kordan uuesti, kui koledad inimesed need olid. Ehk siis see nagu tõmbas mul kohe selle ja ma läksin kohe oma teemaga edasi ja mul oli nagu et ma sain aru, mida nad vihkasid. Et nad ei ole need, kes sina oled. Jah, et ma olin too much nende jaoks, et seal ei olnud mitte midagi muud ja siis mul kadus see kohe ja siis mingi teiselt poolt noortekamp ütles, et Anu, stopid, et ära pööra neile tähelepanu. Et see oli nagu hästi põnev situation, aga ma sain nagu, et mulle jõudis kohale, et ikkagi need inimesed, kes ei või sind või mitte isegi tead, vahet ei ole, kas nad armastavad või vihkavad või see ei meeldi neile, see on ka lubatud. Sellest me rääkisime eelmises saates, et inimesed on nagu numbrite kombinatsioonid, mõned numbrid klapivad omavahel, mõned numbrid mitte. Ja see on täiesti aktsepteeritav. Aga on osa sort lihtsalt inimesi, kes ja nüüd ma ei pea silmas välimust, vaid ma pean seda sisemist ilu või seda sisemist miskit. Ja nad ei ole halvad inimesed võib-olla, aga nad on mädad, nad on koledad, ma pean kolmas kord seda nagu ütlema, et ja sinna ei ole mitte midagi parata. Ma ei tea, kas neid saab muuta iseenda käitumisega, sa ei saa nendele vastu plõksida ja minna sellesse sõtta, on ju, nagu sa ise ka ütlesid, et kas ma nüüd vastan, ütlen midagi inetut või mitte, aga ma ei tea, las nad siis olla või? Et aga samas
võib-olla see on tõesti vastab tõele, et see, mida nad ütlevad, räägib nende kohta rohkem kui selle kohta, kelle kohta öeldakse. Et samas, eks ole, kui olla avalikkuse ees, et siis võetakse seda kuidagi loomulikult, et sa oledki valmis olema selline süljetops, et sul peab olema paks nahk, sa pead ära kannatama, sa võid, selle kohta võib kõike öelda, et see meenutab mulle kunagi oli telelavastus Ülelinna Vinski, kus Lembit Ulfsak mängis ühte hulkurit või mingisugust paadialust, kes vaatas pilvi päevad läbi, midagi ei teinud, ilma avastati, et kui veel üks pilv läheb üle, siis ma lähen ütlen linna peale, et ta on kõnts. Et alati, kui ma näen selliseid postitusi, siis ma mõtlen selle Ulfsaki Ülelinna Vinski peale, kes mõtleb, et vot see annab mulle selle, et ma lähen nüüd linna peale ja ütlen, et ta on kõnts. Aga me jõuame siia, et aga mis nendel noortel inimestel viga on, et täna ma vaatan, et kiritakse üles igast väikesestki episoodist, ma ei tea, mingisugusest, kui sa teed midagi teistmoodi või oled kuidagi aktiivsem või siis oled nagu kuidagi, ühesõnaga sa oled teistsugune, siis kiritakse see asi nagu see peenikesest terast kasvab nagu metsikult suur õhupall, muidugi mis läheb pärast pauguga lõhki ja katki on ja seal taga ei ole midagi muud kui tühi õhk ainult. Aga ajakirjanikuna, vaata sa siin nentisid, hämmastab mind see ja hirmutab samal ajal, et ajakirjanikud haaravad kinni igast nagu jupikesest või saba otsakesest, kui näiteks kuskil, ajakirjanikud täna, ütleme niimoodi, ajakirjanikud ja meelelahutus on 2 erinevat asja. Et see tuleb ka alati nagu panna 2 eri. See on meedia ja teine on ajakirjandus. Need ei ole sama asi. Just, jah, et see mõistke seda ka palun. Et lähme selle melu ja siis meelelahutuse poolele, et seal on üks kurb asi juhtunud, et iga väiksemgi säuts sellele antakse nagu seda powerit juurde ja puhutakse suureks. Et nagu sellest oleks vähe, et sotsiaalmeedias käib see möll on ju oma vahel nagu nii. Me ei saa midagi parata. Tagatubades, kodudes, sõprusringkondades nagu nii räägitakse ja klatšitakse ja tehakse igast jubedaid asju räägitakse. Aga et see on ka, nüüd kistakse ka avalikkuse ette. Minu meelest see on nagu ületanud igasugused piirid. Võib-olla see hakkab juba nagu parlamendist peale, et kui seal on nagu võimalik mõõdutundetult sõimata, ma ei tea, naisi, taguda laua peale või mida iganes, et see kuidagi normaliseerib sellist nagu madalat kultuuri või seda suhtluskultuuri, et korraga ei ole enam vale või veider olla rumal, labane, kuri, et see on täiesti okei. Et kui kõik on nagu emotsioonidest üle laetud ja kui sa vaatad keskmist YouTuberit, siis ta on lõiganud ju kokku kõik oma videod nagu nendest mingitest ülepaisutatud hetkedest ja siis inimesed vaatavad seda ja arvavad, et nii ongi. Et sa pead olema kogu aeg nagu mingisuguses ülekeemise temperatuuril ja sa pead kogu aeg andma mingisugust emotsionaalset kütet, et muidu see nagu ei olekski keegi, see ei olekski nagu olemas. Et see on nagu, aga ma mõtlen, et see on nagu läinud nagu nii üldiseks kiusamiseks, avalikuks kiusamiseks. Et see, mul on lihtne öelda, et okei, et ma olen kasvatanud endale paksu naha, ma olen täiesti üritan jääda alati rahulikuks ja mitte tähelepanu ja teen oma asja, olenemata sellest, kuidas need koerad seal hauguvad, aga täna tehakse seda kõike ausalt öeldes palju räigemal moel kuidagi isiklikumalt või nagu selliselt nagu, see on nagu nõiajaht. Sellist nõiajahti ma ei ole nagu varem kogenud, ma ei räägi ise endast, ma vaatan lihtsalt kõrvalt, mis siin nüüd viimastel aegadel on nagu esile, nagu kistakse kogu aeg, et kui keegi natukenegi paar sammu on kellestki ees või teeb midagi teistmoodi või on parem või erakordsem või usinam isegi, siis sellele sealt urgitsetakse välja mingisugune saast ja siis kallatakse kogu see solgiämber ikkagi täies mahus ja siis tõmmatakse see veel käima see ratas ja see ei lõppe ära. Et nii palju, kui ma olen ka nõu üritanud anda sellistele inimestele, kes sinna hammasrataste vahele jäävad, palun ärge reageerige. Ja kui ma saan ka aru, iga inimene tahab ju
esitada vastulause ja öelda, et see ei ole nii, et päriselt on hoopis teisiti. See on arusaadav. Okei, tee see ühe korra ära, aga ära mine selle vooluga kaasa, sest see ei lõppegi ära, et see sitt jääbki sinna ventilaatorisse keerlema ja siis see on lõputu õudus. Aga seda on nii lihtne öelda, aga seda on nii lihtne järgida või mitte lihtne järgida, sellepärast, et kui sa tunned, et sul on ülekohut tehtud, siis sa ei saa vaikida. Sa pead ju kaitsma ennast, ma saan ka sellest aru. Ja siis ongi tekkinud selline mingisugune asi ja ma ei saa sellest asjast enam aru. Et isegi, mis ma tahan öelda, isegi minu silmad, kes on näinud igasuguseid sigadusi ja ka ise korda saatnud igasuguseid sigadusi nii enda kui teiste suhtes, ma ei saa enam aru, mis siis nüüd lahti veel on. Et ma loodan, et see on ajutine nähtus, et see läheb üle, inimestele jõuab kohale, et see on täiesti mõttetu selline rapsimine. Aga samas see võib minna kohutavamaks ja õudsemaks, et keegi killitakse ära, mitte nüüd otseselt ei tapeta ära, aga killitakse niimoodi ära. Emotsionaalselt lõigatakse su tiivad niimoodi ära, lõigatakse su jalad alt ära, et sa ei suudagi enam edasi minna. Ja vaat see on midagi täiesti ainulaadset minu jaoks ja seda teevad inimesed, täna ma tõesti ei hakka nimesid nimetama, aga teevad inimesed, kellega, kui ma vaatan ka veel seda poolt, siis ma mõtlen, ma oleks never ever uskunud, et see pauk võib tulla luuavarrest. Aga mis inimesi nagu selle juures käivitab, et kas see annab nagu mingi üleoleku tunde, et esimene, kes viskab kivi, on kuidagi võitja, esimene, kes hakkab pori pilduma, et kokkuvõttes ja samas, eks ole, kui vaadata ka neid asju, mis jõuavad kuidagi õigussüsteemi, siis nad ei leia seal lahendust. Seal on paragrahvi vastu, advokaadi vastu. Suvel ma sattusin Arvamusfestivalil ühte vestlusringi, kus rääkisid advokaadid ja kohtunikud ja siis nad ütlesid, et kohutavalt suur ressurss kohtute tööst kulubki sellele, et üks kiisumiisu on teisele öelnud, et tal on laiali kõrvad. Ja palun mõistke nagu õigus välja, eks ole, ja veel parem, kui saaks selle kuidagi rahasse nagu ümber arvestada. Ja sageli nagu raha ei tahetakse õigust või õiglust, eks ole. Ja kuhu me tahetakse kedrata selle teema ümber. Ja see on nagu mingi tähelepanu majanduse variant, et üks on nagu ohver ja siis mul on valus ja siis ma vajan teraapiat ja mida ta sulle tegi või kui sulle mingi ajakirjanik helistab, et sa tead, mis sinu kohta seal blogis on kirjutatud. Muidu ma olen õhtuni tööl veel. Ma olen täna valves. Sa tahad midagi vastu öelda. Mida mul vastu on öelda? Mitte midagi. Ma ei taha. See on labane. Ja siis ma olen täheldanud ka seda, et vaata, mille taha üritatakse veel pugeda. Mis meil on siin kõige popimad haigused olnud. Kõigil oli järsku ATH, eks ole. Kõik on lapsepõlves väärkoheldud. Ja siis oli enne seda oli just stress ja depressioon oli tõesti popid, eks ole. Bipolaarne häire. Just, vabandust, unustasin ära. Nii, siis tuli see ATH teema ja nüüd, tead, mis nüüd on hästi pohve? Nartsissism. Jaa, mingid raamatuid trükitakse sellest. Nüüd on see kuidagi paisunud. Siis ma üks päev hakkasin mõtlema, mul oli jälle üks saade siin nartsissisti, kes on ise nagu täna siis aitab inimesi. Kogemusnartsissist. Kogemus, just väga õige, mitte kogemusnõustaja, vaid kogemusnartsissist. Ja see oli täiesti pöörane, kui popiks on see nüüd läinud. Tuli välja, et iga 4. inimene on meist. Eneseimetleja, haiglaslik eneseimetleja, kes teistest ei hooli. Just täiesti tundetu ja täiesti selline inimene, et see on nüüd uus poppasi ja mille taha ka poetakse, et öeldakse, et ma ei saa sinna mitte midagi parata. See on ravimatu, see ei ole pärilik, kusjuures see võib tekkida täiesti ka normaalsest perekonnast tulnud inimesel selline asi nähtus. Ja ma mõtlen, kuhu edasi, et mis asi see järgmine asi nagu on. Ja ma pean ka ühe asja veel ütlema, et ma olin hiljuti missiste ja misside võistlusel,
kas sa kandideerisid? Ei, ma olin žüriis seal. Okei, vabandust. Ja mis mind hämmastas oli see, et noh, missiste ja üldse missivõistlused ei ole Eestis enam üldse populaarsed on ju, et mujal maailmas küll endiselt kohal oli, kus juures seal žüriis oli ka Miss Ameerika eelmise aasta oma, Miss Germany selle aasta oma ja Miss Finland selle aasta oma. No see oli väga auväärne žürii ja veel mingisugused väga olulised mingid ärimehed ja siis mõtlesin, et okei. Ja siis oli see teema, millele tegelikult pühenduti, oli see, et kui küsida, et miks te teete üldse sellist asja või milleks see oluline on. Ei, see ei ole iludusvõistlus enam. Täna me nagu vabastame naised, et nad saaksid rääkida oma tõelise loo, läbi selle terveneda ja see ilu, millest me oleme ju aastakümneid rääkinud, ilu tuleb seest poolt, on ju. Et nüüd siis päriselt pöörati see nagu niimoodi, et ilu, et võisteldi selle nimel justkui, et kelle ilu tuleks kõige rohkem sealt seest poolt ja selleks olid siis tehtud sellised intervjuud, kus siis kõik kandideerijad said rääkida oma loo ja usu või mitte ühtegi toredat, mitte ühtegi lõbusat või sellist nagu overwhelming lugu ei olnud, kõik olid kohutavad, masendavad, jubedad lood. Mul oli peksev mees, ahistav isa, mul oli halb töö, mind kiusati. Kes pani kõige õudsema loo, see oli justkui kõige. Ja ma istusin selle, ma mõtlesin, Jesus Christ. Ja ma mõtlesin ka meie podcasti peale tegelikult. Ja mõtlesin, et issand, mis lugusi ma siin olen padranud, kuulake neid esimesi lugu. Issand, see ahistas seda ja siis oli miilits ja politseinik ahistasid ja siis tehti neid koledaid asju mul lapsepõlves. Ja siis oli võõras ise, tegi veel jubedamaid asju. Mida hekki, Anu, sa oled ise täpselt samasugust plära ajanud suust veel, sellest mõttes jutumärkides plära, loomulikult need on olnud valusad ja kohutavad ja vastikud hetked ja võib-olla mul on vaja olnud, et need välja rääkida ja mida me alati korrutame, miks me räägime neid lugusid, miks me räägime oma haigustest, koledatest, õudsatest kogemustest, on see, et siis aidata justkui teisi, et nad ei satuks samasse olukorda, ei astuks samasse auku ja ämbrisse. Ja ma olen ju seda sama teinud oma eelmistes podcastides. No kuule, sina ei läinud mingi Alexela või ma ei tea, mis kontserdisaali lavale õhtukleidis ja siis ei hakanud rääkima, kuidas... Ei, need videod olid eelnevalt tehtud ja nad olid seal omas elemendis rääkinud neid lugusid. Ja seal oli ju ka minu arvates Eesti ühe tipp-poliitiku tütar. Ja seal oli ka kohutavad traumad. No ühesõnaga kõik olid nii kohutavad traumad, et ja saad aru, ja siis ma ühel hetkel kõik ei olnud, vaata, ja see oli ka üks küsimus, ma ei taha olla nagu hinnanguta andja, on ju, et minul seostub alati, et missi võistlused, et me valime kaunitari, on ju nagu la, on saate aru küll, on ju, see ei olnud seekord oluline, seal olid igalt masti inimesi, see on väga tore, ma väga aktsepteerin ja austan seda julgust tulla ükskõik millisel moel sinna lavale. Kas sa tahad öelda, et sa oled mis näo ja figuuriga? Okei, see on täiesti okei. Las nad olla. Aga saad aru ühel hetkel. Ma vaatasin, see välismaa žürii istus niimoodi ja meie siis istusime, moodustasime sellise kolmnurga nagu seal lava. Seal oli veel Mart Sander vist? Mart Sander oli õhtu oli kõige toredam üldse. Ta esines ja see upitus ise ennast, see laulis, tantsis, viskas saltosi, näitas oma film. Ühesõnaga see on eraldi lugu. I love you, Mart. Aga ma vaatasin siis üle laua nagu välismaa žürii liikmete poole. Mis Saksamaa? No kujutad ette, millised missivõistlused seal nagu on ju Ameerikas ka ja nad nägid välja ka nagu tõelised missid. Ma tegin nendega veel intervju, siis ma vaatasin nagu wow,
nagu, et noh, nad ei olnud nagu, nad olid nagu ime. Noh, vaata, sa mõtled, et selliseid inimesi ei ole olemas, et need on need multifilmides või Hollywoodi filmides. Nad olid ilusad, nad olid targad, nad rääkisid väga tarka ja kihvti juttu ja kõik oli suurepärane. Aga kui ma vaatasin nende nägusid, kui nüüd vaatasin nagu järjest, kui tulid need meie missid ja missisid ja siis nende lood ja kõik kogu tramburai, mis seal toimus. Mis Saksamaa oli niimoodi ja siis ma näen, kuidas ja ma vaatasin, ma togisin nagu enda kõrve. Saad aru, ma mõtlesin, et ma nägin igast ihurakvast, ta mõtlesin, kuhu ma olen sattunud. Ja nad ei saanud ju pooltest asjadest aru. Inglise keeles oli õhtu küll suuremalt osalt kõik, aga noh, need minu meelest tüdrukud vist issand ikka, nad olid ikka need videod ka teinud inglise keeles või oli seal translation vastupidi, võib-olla oli eestikeelne tõlge, ma ei mäleta, vahet ei ole. Ma arvan, et mingitest pooltest lauludest või asjadest, sest missid tegid ju ka etteasteid, kellel on talent, igaühel oli ju mingi oma oskus. Aga siis ma vaatasin seda mis US, minu meelest kellelgi kadus nagu, ta ei saanud õhku enam, ta hapnik kadus nagu, ja see ei olnud vaimustusest, vaid see oli lihtsalt šokis, et see ja siis ma mõtlesin, nad vaesekesed ei teadnud, et millel nad on alla kirjutanud, kuhu nad on olnud, nad ei ole päris lõpuni aru saanud, kuhu, mis toimub, sest see oli hoopis see, et seal toodi välja see sisemine ilu, mida ma ei alaväärista, see on väga oluline. Aga ma arvan, et see laks, palju need osalejaid seal oli, 12 või 16 vahet pole ja kõigil tulevad üks õudsam lugu kui teine. Siis ma mõtlesin, et need välismaa inimesed, nad mõtlevad, issand, kas see on Eesti? Mina arvan, et mõned läksid kohe, ostsid varasema lennupileti, et sealt õuduste maalt, et siit õuduste maalt põgeneda. No mõtle, kui nad veel kohtusid mingite inimestega, kes hakkasid neile rääkima hirmsast okupatsiooni ajast, küüditamisest, sõjast ja kõigest muust sellisest. Saidki aru, et kokkuvõttes ongi üks piinatud rahva. Õuduste koobas on siin ja kuhu nad sattunud on ja ma mõtlen, et siis ma mõtlen ka, päriselt ka või naised, kas teil ei ole mitte ühtegi ilusat, kas mitte ühelgi inimesel ei ole mitte ühtegi nagu toredat asja rääkida? Miks me peame läbi nende õuduste nagu ennast kuidagi identifitseerima või ennast välja tooma või esitlema ennast, et võt see ajas mul täiesti. Ja ma mõtlen ju täna, kui ma loen neid, tuleb jälle, et kellel oli et miks ta täna on selline. Ma ei hakka jälle kuulsuste nimesi välja tooma, aga põhiline argument on ju see, et ma ütlen, et aga mul tegelikult oli selline lapsepõlv. Või et mul on avastati, et mul on, kõik ütlevad, kõikidel kuulsustel on ATH. See on kõik selge nüüd. Ei, me jõudsime järeldusele, et vanasti oli bipolaar, praegu on polter nartsissism. Et selles mõttes on eri variatsioone, aga et kokkuvõttes ma olin ka kunagi ämmingus, et mõtlesin, et ühele noorele suunamudjale oli ilmunud intervjuu ja siis ma olin seda lugenud ja kokkuvõttes mulle tundus, et see on nagu haiguslugu. Et ta on ajakirjaniku võtnud kätte oma raudsesse haardesse ja rääkinud kõik ära, kas just lapsepõlve kõrvapõletikust peale, aga põhimõtteliselt kõik. Ja siis ma küsisin, et miks sa seda teed, et kui sul on ka mõte, et sa võib-olla jõuad poliitikasse, see muutub relvaks sinu vastu. Et kui sa kohtud ajakirjanikuga, et sulle ei ole mõtet teha sellest mingit pihitooli ja nüüd hakata seda kõike üles laulma, üles tunnistama, milleks. Ja siis ta vastas mulle väga üllatava lausega. Ma arvasin, et ma ei ole muidu üldse tõsiselt võetav. Ahah, väga aus vastus. Selle peale ma ei tulnudki. Et muidu kõik arvavad, et ma olen allalla mingi kerge ja ilus. Ma mõtlesin, et nad tahavad nagu kaastunnet, et mõistetaks seda, sest öeldakse ka see kuulsuse jänu on ju tegelikult haigus, tähelepanu vajadus. Ja võrreldakse seda sellega, et võib-olla sul ei olnud piisavalt seda lapsepõlves on ju. Ja nüüd sa siis saad kõikide armastuse osaliseks nii öelda, aga sul on ka vaja kaastunnet ja haletsust natukene, et sinna rosinate sekka on ikkagi natukene seda pipart ka vaja. Et see on ju ka manipuleerimise oskus, et kuidas sa selle tähelepanu ja siis avalikkusega manipuleerid ju, see on ju täiesti erakordne
et seal ei ole vahet, kas inimesed nagu, kas sa meeldid neile, kas sa tekitad neist positiivseid emotsioone või kaastunnet. Sest ma ei tea, mulle ei meeldiks nagu ausalt öeldes see, et inimesed nagu peaks mind ohvriks ja tunneks mulle kaasa. Noh, et isegi kui see tooks nagu mingit tohutut tähelepanu või laike või mida iganes. No jaa, aga mingites ametites on see nagu vajalik, no võtame poliitikud näiteks, kuhu me oleme jõudnud, pidime rääkima minu eluloost, jälle jõuame sinna, kurat teab kuhu, no ühesõnaga ja siis ja noh, nad teevad seal tohutult vigu, eks ole, vahel teevad ka toredaid asju, aga seal on ja siis paned sa tähele, et mingitel hetkedel tuuakse ka nende puhul, ma ei tea, kas siis nendel on mingisugused need nõustajad, on ju, kes siis annavad nõu, et kui mingi asi läheb ikka täiega untsu ja täiega peesse, on ju. Kuule, nüüd tule selle diagnoosiga välja. Just. Et nüüd on viimane aeg, et äkki saada oma... Või räägime mingi kurva loo sinu minevikust, et sul juhtus ikkagi selline asi, on ju, koer suri seal ära ja ma ei hakka seal vanaemadest, tädidest ja mingitest muudest asjad rääkima. Toome selle väikese nagu nüansi ka sisse, et siis inimesed samastuvad sinuga, haletsevad, tunnevad sulle kaasa ja peale seda nad mõistavad sind täielikult. Ja see ongi tõsi ja mina arvan, et täna on sellised koolitused ja no need, mis need nõustajad ja sealt on nendel selja taga ja sudivad ja tõmbavad neid nööre, et nüüd teeme, nüüd paned valge kampsuni selga, nüüd lähed tantsusaatesse, on ju, nüüd siis võtad seal, lähed seal, tutvustad oma perekonda, räägid oma koerast, just võtsime koera, näed, oi, eelmine koer suri ära. Issand, kui kurb, see on meile tohutu tragöödia meie perekonnal. Noh, ühesõnaga ja nii edasi, et see on ju kõik manipulatsioon ja mina paneks kohe diagnoosi täiesti ilma ühegi kahetsustundega, et kahetsustundeta poliitikutele, minu meelest seal ei ole mitte iga 4, vaid seal on iga esimene on nartsissist, et see on selge kui päev. Muidu nad ei oleks sinna jõudnud ju, kus nad on, eks ole. Et see diagnoos on pandud, nad on tõesti, nüüd võite küll kohtusse kaevata, et see on nagu nii ilmselged jooned on seal. Seal ei ole mitte mingisugust empaatiavõimet, kahetsust. No, seal ei ole südametunnistus, seal ei ole mitte midagi, seal on see, ma algul mõtlesin, et nad on reptiilid, nad on sealt mujalt tulnud kuskilt, aga nüüd ma saan aru, et nad on lihtsalt labased nartsissistid ja nad või nende õigustuseks öelda, nad ei saa sinna mitte midagi parata. See ei ole pärilik, see ei ole haigus, mida saaks ravida mingite tablettidega. Kutseoskus. See on see tuleb kaasa mingi geeni. Selle saate ma tegin ka, vaadake seda ka puudutab midagi, ma tegin nartsissistidest, et see on geeni mingi mutatsioon, see on nagu väärareng ja sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja minu meelest sellega oleks nii ja praegu välja tulla, et kui sa teed mingi kohutava asjaga, saad hakkama, täiesti mingi arulagedaid nagu mingisuguseid seadusi või mingisuguseid otsuseid on ju. Ja siis, kui kõik läheb peesse nagu täiega, siis ma ei saa sinna mitte midagi pähe. Mul on rakud on täiesti vale pidi, kõik on nagu seotud ja mul on selline asi, et ma ei saa, ma olen nartsissist. Mul on 3 neeru, ma olen nartsissist ja mu isa jättis mind lapsepõlves maha. Just. Ja koer suri üleeile. See on kohutav. Kõik. Sa lõpetame ära sulle. Kuhu ma ei jõudnud olen? Aga oota, kas keegi ikkagi, kes siis võitis selle missi ja missise valimise? Kas kõige halleluuja, kõige loomulik, ei, kõige loomulikum, kõige naturaalsem, kõige toredam ja kõige lihtsam tütarlaps, mida ma poleks elu sees uskunud. Ma tõesti, ma olin juba niimoodi, ma olin küüned nagu niimoodi ja ma mõtlesin, mine pekki, siit ei tule mitte midagi, siin on kõik juba selge, kõik on juba nagu selge. Ja saad aru, ja siis mina arvan, et seal nendel välismaa kohtunikel oli ka hästi suur roll, et nad ikkagi kuidagi närisid läbi selle autentsuse või selle nagu, et nad lükkasid selle muu, ma ei tea, ma ei taha öelda, et seal mujal ollakse targemad kui meile. Me eestlastena oleme ikka suht nutikad, aga kuidagi näriti see läbi ja tõesti
täiesti normaalne, hästi, ma jõudsin temaga intervjuu ka enne, täiesti juhuslikult enne, kui ta võitis. Lihtsalt ma tegin erinevate nende missidega seal intervjuusid ja siis ma vaatasin seda tüdrukut, ma vist veel isegi talle ütlesin seal, sina vaesekene küll sellise suhtumise või käitumisega, sina küll nagu, sul ei ole võimalust, sa oled liiga normaalne, midagi taolist. Ja siis ma mõtlesin, ma pidin ära minestama. Loomulikult mina andsin talle 10 punkti, maksimumi, aga mõtlesin, mitte keegi ei hakka, et ta on ikkagi liiga tavaline, ta on liiga normaalne. Ja ta võitis ja ma olin selle üle ülimalt tänulik ja ma arvan, et need inimesed seal tõesti mõistsid seda, et need inimesed, kes vajavad terapeuti. Aga need ülejäänud vajavad kõik terapeuti, ma ütlen ausalt, sest need seal, mis seal kõik olid, ma ei hakka need loetlema. Oota, kas sul mingit lepingut ei olnud, et sa pead elu lõpuni vaikima sellest, mida sa näinud oled? Ei, ma ei tea, et see oli silmi avardav kogemus, aga mis ma selle põhjalt tahan nagu öelda, et päriselt ka inimesed lõpetage nüüd ära see nagu see haletsuse kerjamine. See on kõige kohutavam. Lõpetagem nüüd ära. Meie seas on nii mitmeid kuulsusi, kellega ma ei suuda enam lihtsalt intervjuusid teha, sest nad räägivad ühest ja samast asjast. Toon näite. Koolikiusamine. Kellel meil ei oleks seda tegelikult olnud? Sa räägid sellest ühe korra ära. Sinul ei ole olnud. Minu kaassaatejuhil ka ei ole olnud. Kes ei, mul on samamoodi olnud. Sul on olnud isegi, bravo. Sellega võrreldes... ma ei taha seda lugu kuulata. Sellega võrreldes filmklass on täiesti morsipidu, mis toimus meie suurepärases põhikooli kollektiivis. Okei. Ühesõnaga, et ma päriselt ka, et võib-olla on vaja see lugu korra ära rääkida, aga palun ärge rääkige seda iga kord. Igas intervjuus, igas avalikus siin. Palun ärge rääkige. Ühest korrast piisas. Me saame aru, tänapäeval meil on Google'sse lähme, toksime su nime sisse, me näeme, sul on olnud sellised ja sellised situatsioonid elus, me mõistame sind, nii, piis. Lähme nüüd edasi. Kas peale seda sinu elus mitte midagi ei juhtunud siis märkimisväärset või mainimisväärset? Et võtke inimesed ennast kokku, ja mina ise kaasa arvatud, et ma ei jääks sinna kinni, et ma jään ketrama neid vanu lugusid ja ma mõtlen õudusega, et mida rohkem ma siin podcastis olen ja mida rohkem ma räägin iseendast, seda vähem ma tahan oma eluloo raamatut kirjutada, sest see tuleb hale. See ei saa tulla hale, sest sa ei ole hale selles mõttes, et sa räägid kõik lood niimoodi ära, et alati jääb saba püsti. Hoolimata sellest, millest on keegi läbi tulnud, ta võib jääda püsti. Minu arvates on see hea lugu ja kui mina näiteks olen kirjutanud kellestki, mul oli varem, ma tegin Pühapäeva lehes suuri intervjuusid iga nädal ja need olid väga põhjalikud, paljusid neist ei ole internetis, sellepärast et ajaleht ei pannud ja ei digitaliseerinud, raha ei olnud, et põhileht pandi veebi, neid ei pandud ja siis oli ka nagu sageli, ma tegin lugusid inimestest, kes ei andnud intervjuusid, ehk siis mingi näitleja või kõige kuulsamad Ita Ever või kes iganes parasjagu, vist Ivo Linna korra ei andnud intervjuud ja siis lähed, eks ole, Teatrimuusika muuseumisse, kus on kõik intervjuud läbi aastakümnete välja lõigatud, loed nad läbi ja sa saad aru, et tegelikult inimene räägib ühte sama lugu. Et ta tegelikult annab seda ühte sama intervjuud ja see on ka nagu sageli ajakirjanike puudus, et kokkuvõttes ta läheb ja siis ta nagu avastab nagu vasikas selle uue värava ja ütleb, vau, ja ta rääkis mulle ka seda ja unustades täiesti ära, et see inimene on seda rääkinud ja täpselt samamoodi nagu sageli ka see ajakirjanik eeldab, et huvitav, kas ta mulle nüüd ütleb ka oma isa kohta või? Aga äkki ta ei ütle, aga siis ta ikkagi on ennast avanud, aga kui ta ei ütle, siis ta ei ole ju ennast avanud. Ja ma ei ole head tööd teinud, et ta ei ole ennast, kogu see heietus, pajatus, paljastus, et enneolematu paljastus,
eks, aga et noh, samas ka kõige kuulsamad staarid, nad ei suuda nagu sellest rööpapaarist, mis neil on kunagi intervjuud andes nagu kõrvale astuda. Et see on nagu üsna raske, et sa peaksid suutma genereerida lugusid, aga kui sa jääd pidama ühe oma loo juurde, sa jääd kinni, sa oled nagu ämblik seal aga samas või kärbes võrgus. Aga mind hämmastab ka ajakirjanikuna see, ma olen hästi palju kogenud seda, noh, ma loen ju hoolikalt neid artikleid ja mul jääb meelde ja siis ma näen, et üha uuesti avaldatakse seal, noh, võib-olla mingi paar aastakest vahetlejaks, jälle selle inimesega on intervjuu ja ta räägib seda lugu, mida ma juba tean. Aga siis ma vaatan nagu klikkide ja tagasiside põhjal, kui hästi seda loetakse, siis tegelikult pooled inimesed kuulevad seda esimest korda. Miks öeldakse mõnikord, kui sa lähed kuhugi saatesse ja sind hakatakse intervjueerima, vaata, osad ütlevad, ma ise ka tihti ütlen, aga ma olen seda 100 korda juba rääkinud teile, et ma ei viitsi enam. Ja siis ma näen, et saatejuht ütleb, ja ma näengi saatejuhi silmadest, aga tema ei teagi, kas ta on jätnud kodutöö tegemata või ta on liiga noor, noh, ta ei teagi päriselt ka, või ta ei mäleta. Ja ta ütleb, aga ei, palun räägi see ikkagi ära ja pärast on see selle loo hitt. Ja ma olen seda, enda arust ma olen seda 10 korda juba rääkinud. Aga see toimib, et mis asi see siis on? No ka inimeste ja meedia mälu on nagu ahvenal. See ongi nagu, noh, ahven, eks ole, võtab konksu, neelab alla, ei neelanud alla, ujub minema, tuleb tagasi, vaatab, konks, ma ei olegi seda varem näinud. Neelan uuesti. Noh, iga 30 sekundi tagant nagu minna täpselt sama teemaga edasi, et noh, see on nagu see lühikese mälu süvenemise tähelepanu. Aga mis me siis teeme, sest et osad ütlevad, oi, ma kuulen seda lugu esimest korda ja teine ütleb, issand jumal, ma kuulen seda 100. korda, ma ei viitsi enam. No kus see balanss siis leida? No aga kokkuvõttes, kas sa lapsena ei mäleta seda, et kindlasti oli mingi raamat, mida sulle kodus ette loeti, et sa võisid seda ühte sama raamatut nagu lõputult kuulda ja iga kord, kui keegi selles sõnas eksis, siis sa olid nagu pettunud. Noh, miks me oleme valmis kuulama seal, ma ei tea, muinasjutu Tuhkatriinust või minul oli mingi raamat mingist Pärdikust, et noh, sageli olid või vaatama filmi, siin me oleme 10 korda. 10 korda ja noh, sa nagu kuidagi kohtud nagu mingite uute teemadega või ma isegi ei saa sellest aru, et miks see nagu on oluline, et noh, kas või inimene vaatab näiteks Hamletit ja siis kogu aeg mõtleb, et oot, nüüd on jälle, eks ole, Ophelia siin ja kuidas ta nüüd jälle siin on ja kuidas ma suudan seda teatritükki vaadata, kes kardab Virginia Woolfi, ma võin 100 korda seda vaadata erinevates. Ma olengi seda 100 korda näinud. Sama siin ma hakkasin mõtlema ja ma ei väsi sellest mitte kunagi ära, sest interpretatsioon on iga kord erinev. Ilmselt räägin mina ka ühte sama lugu võib-olla 10 erinevas variandis. No see sõltub publikust ju, noh, ma arvan, et sa räägid erinevalt ka lugusid Reedale ja mulle. Absoluutselt. Ja noh, sa räägid võib-olla ka publiku ees erinevalt, noh, selles mõttes, et see ongi nagu lugude jutustamise asi, mida me enam ei tee, sest ma mäletan seda, kui ma olin väike, siis minu arvates ma elasin äärelinna majas ja inimestel kombeks sinna lihtsalt mürts sisse astuda köögis nagu ajada juttu, sõltumata sellest, mis seal toimus, mis seal tehti, noh, mingil määral nagu küla, mingi tädi istus sul seal ja jahvatas. No ükskõik millest. Noh, kes on viimati ära surnud, millesse on surnud ja nii edasi, aga et inimestel on võib-olla nagu puudu nendest lugudest ja siis korraldatakse mingeid lõputuid nagu mingisuguseid loovkursusi, kuidas nagu jutustada lugu veebis, kuidas jutustada lugu kirjanduses, kuidas teha seda teist ja kolmandat. Et kuidas me siis ei oska enam rääkida? Või me ei oska üksteisega rääkida. No ühesõnaga me ei leidnudki seda kuldset keskteed, et mis nüüd oleks siis nagu... Ja kust tuleb kurjus? Kurjusest alustasime, meie saade hakkab jälle lõpukorrale jõudma, et aga kust tuleb kurjus? Mina arvan, kurjus tuleb rahuldamatusest. Ma ei mõtle seksuaalset rahuldamatust nüüd siin. Mingi inimese põhivajadused on jäetud rahuldamata. Tal on jäänud midagi puudu ja siis vaata see, noh, see on ju vana lugu, et noh, siis sa vaatad, et teistel on kogu aeg teised nagu... Kadedus ja kurjus on seotud. Ja kadedus ja kurjus ja teistel kogu aeg toimub midagi ja tegelikult see on kõik vale, on ju, see on meelepete, et aga jah, see on see, et sul on ikkagi puudus millestki ja sa ei oska seda defineerida. Ja siis sa vaatad alati, et oi jumal, kuidas see oskab elada. Ma ise võrdlen ka ennast teistega. Ma ei ole sellest üldse prii.
ma vaatan, kuidas tema suudab, kuidas ta jõuab ja ma olen pannud endale isegi sellised märgised või sellise, et kui ma olen väga väsinud, kui ma olen väga ummikus omadega ja ma olen kuidagi nagu out of the mängust väljas, siis ma visualiseerin mingid teatud tüpaažid või inimesed enda ette, aga vaata teda, no vaata teda. Tema saab, kuidas tema sina ei saa? Ta on nagu, ta teeb nagu ja ta teeb ja ta on õnnelik ka veel seal juures ja ta on nii äge ja kõik ja mis sul viga on, noh, sul on ju kõik need samad võimalused, sul on kõik seesama stardipakk, kõik, anna tuld ja siis ma saan ja ma päriselt saan sellest jõudu, sellest võrdlusest ka, noh, lõpuks ma võin ju joosta ennast surnuks, noh, see ei ole ka välistatud, aga see on ka minu meelest, see on ju ka kadeduse väike selline komponent. Aga tema saab, kuidas mina ei saa. Võib-olla see on selline motivatsiooni värk, et sa leiad omale nagu mitte kehvemad inimesed, et noh, näed, et no ma vaatan küll alati ülespoole. Ja, et noh, ei ole mõtet nagu suhelda nagu selliste madala energiaga inimestega, kes noh, ainult virisevad. Ja kõige rohkem ma panengi tähele, mind ajavad närvi need inimesed, kes, kui ma kellegile toon eeskujuks, ütlen, aga vaata, tema suudab või tema sellises vanuses või tema sellises olukorras või noh, mis iganes ja siis see inimene noh, kellele ma võib-olla seda ütlen, ütleb jah, aga mina olen ju mina. Ja ei, ta kuidagi, ma mõtlen, kuidas see, mõtlen kogu konkreetse peale, see inimene teeb seda ja see teeb seda, aga tal on ju see ja siis tuuakse nagu mingisugused nagu tal on need võimalused ja siis tal on seda ja siis tal on raha ja siis tal on noh, ühesõnaga tal on selline tugivõrgustik ja tal on sellised vanemad ja tal on selline elukaaslane. Ühesõnaga tuuakse need vabandused välja, lõputud, aga need ei ole nagu minu jaoks need ei ole vabandused nagu, et see nagu, et see ei saaks olla takistuseks. Excuses. Just, et see ei tohiks olla justkui takistuseks ja noh, no ma ei tea, see on nii lõputu teema. Me oleme jälle jõudnud saate lõppu ja mida meil juba eelmisest saatest jäi nii palju asju õhku. Natuke seda kurjuse õeluse teemat, aga mis ma noortele inimestele tahaksin öelda? Ja me ei saagi nagu õpetada kedagi, ärge teie küll niimoodi tee. Et siis ma olen jõudnud küll õigesse staadiumisse, aga ma lihtsalt nagu mõtlen ise, et kuidas, noh, isegi kui keegi teine teeb minust midagi paremini või kui ma näen, et natukene, võib-olla ta on kasutanud mingit kavalamat teed, on ju, ja mina loll ei tulnud selle peale. Ja siis mulle tundub, et see on nagu alatu, ma näitan talle, ma maksan kätte, aga ma räägin tast siukse asja nagu praegu välja, on ju. Teate, keegi ei tea, tegelikult on need asjad hoopis nii, on ju. Et kui teil selline uss kargab pähe, mõtlen, kuidas seda ussi tappa siis, millega? Pea külmavekraani alla või? Ei, sellised asjad nagu ei aita. Ma ei tea, kas mõelda, et järsku ma teen ise siis, oot, et äkki ma teen siis paremini. Mind on käivitanud ka tihti see, kui mulle on toodud kedagi eeskujuks või mulle on öeldud, et kuidas tema suudab, aga sina ei saa sellise lihtsa asjaga hakkama, isegi nooremas eas. Et miks sai nagu, et kuidas tema saab, sina ei saa, te olete ju nagu noh, teil on samad võimalused isegi, on ju, et mul ei ole isegi excuse'i, et võib-olla ma olen vaesem või ma olen lollim või ma olen nagu, ma ei tea. No ka see käivita ju. Aga mind on käivitanud, ma hakkan nagu tagasi ketrama, mis mind on isegi käivitanud sellised asjad ja ma olen mõelnud oma peas, oi kurja ma näitan teile. See on väga positiivne, nagu selline sportlik viha. Aga sellel ei ole pikka nagu, see ei ole nagu... See ei ole jätkusuutlik. Jätkusuutlik, see ei ole ka nagu, see ei ole pika vinnaga nagu see asi, et see ei ole ka päris see. Tegelikult ei ole kunagi võrdsed võimalused, et noh, ma arvan, et mind on aidanud näiteks see, et ma olen endale selgeks teinud, et noh, kes iganes on see parem, et mina olen mina ja noh, ja seda nagu kuidagi pidi ümber motiveerida on oluliselt raskem. Noh, et ma saan olla nagu oma võimaliste piires. Aga sa vahel ei ole mõelnud, aga miks temal veab niimoodi või miks temal on nii muidugi olen. Kuidas sa siis maha rahuned? See on küsimus, kas on roheline või sinine kadedus. No kuidas sa siis maha rahuned? Aga ma jätan selle endast väljapoole, et sellel ei olegi minuga seost, et noh, tema võib... Tead, kuidas mina olen mõelnud? Mina olen mõelnud nii, temal on nii, na-na-na ja siis na-na-na, aga minul on ainult na-na-na. Ja siis ma olen mõelnud, fuck.
oota, mina elan nüüd praegu seda elu, on ju. Et ma olen ka nagu sidunud selle saatusega või siis selle olukorraga, et minul on mingi oma missioon siin elus. Ja ju siis mina olen loodud selle jaoks ja tegema seda asja niimoodi. Ja see on minu tugevus. Et ma ei saa ju kõiki asju olla, ma ei saa olla kõige ilusam, kõige kuulsam, kõige varakam, kõige targem. Ja osa nendest asjadest sa pärastamatult oled ju. Ja, aga ma ei saa kõike olla nagu nii ja minul on, ma mõtlen vahel, et mõtlen, et issand jumal, et võtame mõne meditsiinitöötaja või lihtsa sanitaari haiglas või poemüüja. Ja vahel ma vaatan mõnda nendest ja mõtlen, issand, kui särav ja rõõmus ja kui õnnelik ta seal oma sellel ametipostil on ju osad inimesed, kingsepp mõni või lihtne karjak näiteks, et ta on õnnelik omas elemendis. Ja siis ma mõtlen, aga ta on praegu ja siin sündinud selleks, et teha seda asja, oma asja südamega ja hästi ja ta on selles hetkes hästi õnnelik. Ja siis ma olen nagu mõelnud, aga mina olen praegu pandud siia niimoodi sellesse rolli ja mina olen hästi tänulik ja õnnelik selle üle. Aga äkki järgmises elus veab mul millegi muuga. Saab järsku kuulus laulja näiteks, vallutab maailmalavad. Või siis ma olen mingisugune väga andekas teadlane. Ma ei saa ju olla korraga teadlane ja andekas laulja ja siis kuradi suurepärane ujuja näiteks olümpiavõitja. Miks ei saa? Renessansi ajastu inimesed suutsid seda kõike. Ühe käega maalisid. Minu arvates oli mingi hetk Tartu Ülikooli professorid ära aja loba. Viiulit või klaverit. Ma ei saa olla olümpiavõitja, ma ei saa olla kuninganna ja ma ei saa olla maailma kõige ilusam inimene korraga. On ebaõiglane. Aga midagi sa ikkagi oled. Millegi pärast, et inimesed kuulavad tuhandete kaupa. Aga kuidas saada selliseks nagu mina, siis palu vaadake, mis meil siin kõik ümberringi on ja mida me naudime ja mida me tarbime. Ja juba sellest beauty eliksiirist ehk minu lemmikus, ma olen juba terve klaasitäie nahka pannud. Kollageenist me juba rääkisime, seda ma tõesti tarbin. Juhtnab Barbarissi kommi järgi. Just, et see on nagu tore. Nudisti limpsin siia veel vahele. Joon ainult sellist väga tervislikku vett, panen vee siia pudelisse ja siin on automaatselt selline filter, mis puhastab igasuguse kraani vee, võin kindel olla, et mingid halbu asju minu organismi ei satu. Pidin rohelisest teest rääkima, issand, ma juba eelmises saates lubasin, et see on minu nagu, see on nüüd kombucha ja roheline tee, et milline imevägi on tegelikult rohelises tees ja selles löllerdavas seenes. Ja ma ei tea, ma loodan, et minu väike seenekene elab seal suvemajas hästi, aga imelised vitamiinid on meil ja need on erakordselt puhtad ja siin on ikkagi saabunud aeg, kus tuleb võtta vitamiine, sest päikest enam ei ole ja need on erakordselt suure iu osaga ja neid on nagu suhteliselt lihtne võtta, need on sellised huvitavad kapslid. Karmen Joller, ära nüüd vaata. Et need on värvilised, lõhnavad ja nii edasi. Et ma arvan, et kohe tuleb nagu alarm, aga et ma tegin huvitava tähelepaneku, et suvel ma hoidusin vitamiinide tarvitamisest, mõeldes, et ma saan kõik erinevad ained kätte ja peab tunnistama, et ei saanud hoolimata sellest, et sa sööd tervislikku toitu, oled päikse käes, puhkad, stressi on vähem, kortisooli tase ei ole kõrge ja sügisel linna tulles hakates vitamiine tarvitama, ütleme niimoodi, et tulemused olid palju paremad. Jah, sama siin kus juures, ma mõtlesin täpselt samamoodi suvel, et võib-olla pisut vähem, aga et saad marjadest ja kõigest must värskest, aga ei, ma kohe tundsin, seda ma olen varem ka öelnud, mina ei julge lõpetada need asjad, mis ma olen enda jaoks heaks kiitnud, on need siis kreemid, on need toidulisandid, vitamiinid, mis iganes. Mina ei julge lõpetada, mina kardan, et tuhk ja tolm järgi. Et need on ilmselt turgutanud ikkagi mind väga-väga palju, et ma võin siin naerda ja võib-olla mõni teist alahindab seda, aga ikka päriselt need on, et see ei öelda ilmaasjad, et
täna inimesed elavad kauem, nad on kauem terved, ilusamad. 60-aastane ei näe välja täna nagu mõni, ma ei tea, 100-aastane. Jah, Anu, korraldame copywriteritele koolituse, milline näeb välja tänapäeva 60-aastane. Just, et nad on täiesti eksiteel. Aga sul on jälle imelised eestimaised ehted üll, et... Jah, ma isegi ei suutnud välja mõelda, mis maakond sel korral oli, et seal oli väga raske valikut teha, et kogu sortiment oli meie ees erinevate maakondade järgi, et kuna sellel ei ole enam silti küljes, praegu on pakkuda siin Läänemaad ja Lääne-Virumaad ja noh, sellel on selline hea komplekt, kus on nii kõrvarõngad kui ripats kui pross ja siis sa saad valida sinna kas paela või keti sõltuvalt sellest, mis riided need on ja ütleme niimoodi, et miks mitte laulupeo aastal jätkata sellises rahvuslikus meeleolus. Just, imeilusad on, tõesti need näevad efektsemad välja kui võib-olla siin kilekottikeses, et kui sa panid eelmises saates ka ma täiesti kadedusega nagu vaatasin neid, et tõesti näevad suurepäraselt välja, aga siis meie siidipadjad loomulikult need on siis muunsilk ja need on imelised padjad, et peab tunnistama, et me võitleme selle üle, kes saab selle padja endale ja ta on nagu selles mõttes ka suurepärane, et noh, ta ei kortsu ja ta ei jäta ka näole kortse, sest sageli inimesed ärkavad paanikas ja mõtlevad, et üle öö on saabunud kõik kortsud. Vanadus. Jah, vanadus. Aga noh, need on sellised mõnusalt naturaalsed. Just, ja siis me täname jällegi Shishit, kes meil on siia toonud toredad taimekesed ja lillekesed, imeilusad ja kas sina nüüd ei kiitnud neid tatleid? Jah, need olid seal samas Nordistast pärit tatlid, et minu arvates on need selle sügise täielik hitt just sellise kiire ja väga toitva snäkina, sest tatlid ei ole väga tavaline snäkk, aga noh, kuna neil on nagu erinevaid maitseid, noh, ma vaatan, et seal on näiteks praegu maasika milkshake ja mis kõik imelised maitsed ei ole, et ma ei pääse mitte kunagi nagu poest tulema niimoodi, et keegi neid ei telliks kodus ja ma arvan, et see on jah, selles mõttes väga suurepärane ja väga toitev selline mõnus vahepala. Ja siis lõpetuseks veel kreemid, Santa Verde, mina olen nende kummardaja, et siin on tõesti aloe, no aloe on mulle muidu ka olnud selline... Täiesti puhas aloe, see on vist ka peaaegu nagu vegantoode või? Just, et siin on ka hülaroonapet, aga siin on ka puhast aloed ja vett ei ole tilkagi, sest väidetavalt vesi kuivatab nahka, aga sina vaatasid... Mina testisin seda misooni ja need on sellised Korea kosmeetikatooted ja noh, mulle tohutult meeldivad sellised kerged ja vähese lõhnaga ja kergesti imenduvad. Need on suurepärased silmapadjad, mida sa saad siis panna peale selleks, et vähendada siis sellist kotis silmaaluste teemat ja need kreemid nagu näha on saanud ka kõik kas siis Buduaari või Anne Stiili erinevate aastate ilutoodete auhindu, et on väga kvaliteetsed ja toredad tooted. Ja minu riided on Best brändist. Olen täiesti armunud nendesse ugidesse. Eelmises saates mul olid teist värvi, sellised beežikamad, võib-olla pisut tagasihoidlikumad, aga need on ka ülimõnusad, et ma lähen siin pikemale lennureisile varsti ja küll on hea varba otsa visata ja ära võtta, ei pea möllama siin poeltega ja need riided on ka siis Best brändist ja koodiga ANU25 saab praegu neid siis ka allahindlusega 25% e-poest. Kusjuures, kui sa nendega välja ilmusid, ma arvasin, et sa tulid oma riietega, aga selgus, et need olidki need riided, mida sa olid valinud ja ma saan aru, et ma ei ole esimene, kes arvas, et need olid sinu riided. Just, aga näed, need on minule loodud riided ja ma olen nüüd nende omanik, sellepärast, et ma lähen samamoodi sinna e-poodi allahindlusega ANU25, ostan need ilmselt ära. Ja mina kannan Gerri Weberit, mis on selline mõnus kvaliteetne bränd ja ma väga armastan seda kauplust seal vanalinnas, kus on nii toredad müüjad.
nii, mis meil siin veel oli? Meil vist, Maxima tõi meile neid kohukesi kusjuures. ja see on see Veldani sari ja minu arvates sa siin ju enne rääkisid ka nendest juustuampsudest, mis olid trühvliga. Ja need kadusid nüüd. Ma arvan, et sa sõid nad koos pakiga ära. Ei, siin on. Issand, need olid tõesti super. Ja meie suurepärane meik on tehtud siis Art Deco kosmeetikavahenditega ja kui te kirjutate meile, siis kõikidest nendest inimeste kurjuse põhjustest, kõikidest muudest asjadest. Või kui isiklikud lood. Ja just, et kui te ei taha, me nimesid ei loe ette, aga me huviga loeme neid kirju ja ootame, et siis erinevad kingitused ootavad teid, et tublid päkapikud hakkavad juba tähistama jõule ja panevad need posti. Aga kuhu kirjutada, siis skandaalne@delfi.ee. Just. Ja järgmise korrani hooaeg on alanud, te olete meid rõõmsalt ära oodanud ja kuulake ja vaadake meid ikka ja jälle. Kohtumiseni. Yeah, she's a supergirl. hea tüdruk. And supergirls don't cry.